tere taas kõik kanali jälgijad. Täna siis selle aasta esimene jääpüük. Asjad on siin kelgu peal järgi ja hakkan siis taga ajama neid suuri ahvenaid jälle. Et ilmataat on nüüd korralikult külma teinud ja antud veekogul on siis jääd 10–14 cm, et siin on juba igati ohutu. Aga sellegipoolest, kui te plaanite olenemata sellest keelust jääle minna, siis ilma ujuva kombeta ja naaskriteta sinna hetkel asja ei ole. Või siis häda pärast ajab asja ära ka päästevest. Et see aasta Võrumaal juba üks kalamees hukka sai, et päästjad tõid ta küll jäält välja ja puhuti mehel eluvaim sisse, aga hiljem siis mees ikkagi haiglas suri. Et jää ohutus on teema ja ma loodan, et Eesti kalamehed liiguvad sinna suunda, et varsti ei käida enam üldse jää peal riietega, mis ei oleks ujuvad. Et see kõlab isegi minu jaoks natuke rumalalt, et meil on selline tehnika kalapüügiks nagu LiveScope, aga me käime endiselt selliste riietega jää peal, millega ohu korral sa lähed põhja reaalselt nagu tinakirst. Aga aitab nüüd sellest moraalist ja hakkame neid ahvenaid siit otsima. Jääkate on juba väga ilus ja paks. Võtame kohe ära, mis ta siin on. Järve keskel on hetkel täpselt 10. Et siin on jääd oma jagu. Esimene auk, mis ma seal järve kalda pool puurisin, seal oli lausa 14 senti. Jääolud on täna väga head. Nii aga paneme selle aparaadi siis käima. Ja koheselt on siis augu all väga ilusad kalad. Need 2 tükki on väga suured. Et paneme natukene veel siis pilti suuremaks, siis näete paremini. No see on ikka eriline põrsas siin. Ja kohe läheme landid alla ja hakkame vaatama siis, mis nad siin täna tahavad või ei taha. Et täna oli küll jackpot, panin kohe esimese augu niimoodi õlma, et vaatame siis nii sellel teisel ridval mul ei olnud lõksu küljes. Leidsin siis kaubandusest uue siukse väga hea jäiga ja peenikese ridva. Asseri ridvaga on tegu. Et ahvena püügiks sellistel järvedel, kui sa tahad käia just seda suurt ahvenat taga ajamas ja püüda põiklantidega, siis mingi vedela ridvaga ma kellelgi ei soovita kalale minna, sest sa ei saa seda lanti seal all õigesti mängima. Nii, see aasta on jälle uus landikarp. Ei ole ma siis veel sellist omale meele pärast leidnud, et ma kogu aeg vahetan neid siin. Nii, paneme siis alustuseks selle tumeda naturaalses toonis jigging räpi otsa. Vaatame, mis nägu teevad. Aga hetkel on siis kala põhjast üsna kõrgel, et see on varasema kogemuse põhjal võin öelda, et see on hea märk. Et kui nad põhjaligi hoiavad, siis nad on ikkagi pigem hästi passiivsed. No saame näha. Anname neile natuke aega siin seedida. Ja nüüd on 3 ilusat on juures. Ma pean olema valmis seda anduri jalga ka siit välja tõstma. Oleks seda teadnud, et kohe nii hästi läheb, oleks nüüd topelt augu lasta. Aga ma praegu siin rohkem puurima ei hakka. Kurat, nüüd see on natuke väiksem, mis juures on. Lähme natuke eest ära. Nii, ja nüüd tuleb üks sooga. No võtta ära. Ja võttis ära. Nii, aga ei ole suur. Oli. No, ütleme niimoodi, et on ikka küll. Nii, ja see on nüüd siis täna teine. Vaatame siis. No väga ilus päts. Väga ilus kala. Kaalume siin ruttu ära ka. Ja kui muidu öeldakse, et 2 korda nagu samasse ämbrisse ei tohiks astuda, siis täna ma astusin. Kaal endiselt ei tööta. Tegu on 38 cm ahvenaga. Et panin ma kaalu omale küll põue tasku. Eile õhtul kontrollisin, kaal töötas. Aga näete, täna hommikul nagu needus. Nii kui hakkab ilusat ahvenat tulema,
siis kaal hakkab töötamast. Ma lihtsalt loodan, et täna midagi suuremat tuleb, siis ma ei tea, mis siis saama hakkab. Aga hommik oli igal juhul siin nüüd väga ilus. Nii, ja nüüd siit külje pealt tuleb keegi suure hooga. Ja vajutas ära, on ilus kala. Tule. Opa! Väga ilus. No kas sina oled juba 40 senti või? Vaatame kohe üle. Nii, väga ilus. Need suht sama suur tundub olevat. No kus see tamiil sul nüüd on siin? Vahel kinni. Suht sama suur tundub olevat kui see esimene. Vaatame kohe, kui pikk sa oled. Ja isegi lühem on, lihtsalt võib-olla paksem. Jah, see on siis 35, aga ilus paksuke on küll. Nii, aga laseme jälle teisest august, et ei lase samast august nüüd alla tagasi, aga väga ilus. Täna hommikul võtab kala ikka väga hästi siin. Ja kui usutleda siin natukene sellel keeluteemal veel, siis kas see ikka peaks nii olema, nagu ta meil praegu on? Et toongi näiteks meie põhjanaabrid soomlased, seal on siis rahvaarv on 5,5 miljonit ja kalamehi on seal kordades rohkem kui meil, üle miljoni kindlasti. Ja seal keeldu ei ole. Et ongi näiteks sealt siis kohalikud sisuloojad ja suur bränd Eumer Fishing. Vaatasin siis nende esimese jäävideot eelmise aasta lõpus ja mehed olid 6 sentimeetrise jääga peal ja püüdsid suure järve peal. Ja paljude inimeste arvates siis nad peaksid ju olema väga halvad eeskujud. Aga seal näete niimoodi neisse ja esimesse jääpüüki ei suhtuta. Et mina arvan, et see kõik ühe puuga löömine on vale, aga näed, nüüd hops ahven lõi ära ja päris ilusas mõõdus. Tule, hopsti! Et siin mõtlesin, et natukene räägin teile sellest keelust, aga näete siin, ahvenad hüppasid vahele. Ja kui veel rääkida sellest, mis veel mujal maailmas toimub, näiteks Ameerikas, kui vaadata suuri tootjaid, kes siis toodavad jää peal käimiseks kombesid, Eskimo, Glam Outdoors, Striker Brands ja seal mõned teised suured tootjad veel, siis mitte keegi ei tee enam kombesid, mis ei oleks ujuvad, need, mis on talvel jää peal käimiseks mõeldud. Et ma võin siia video alla ka mõned lingid panna, siis saate ise vaadata, mis mujal maailmas toimub. Et meil on ikkagi, ütleme praegu sellises keskmises poes on, ütleme, valik on selline, et meil on 2 ujuvat kombet ja siis on, ütleme, 5 seda tavalist vatijopet. Et tegelikult see võiks nagu muutuda, see vahekord, et ütleme niimoodi, et meil oleks siis poes ainult 1 vatijope, mida saaks osta ja siis oleks 7 erinevat varianti ujuvaid kombesid. Et see on ka väga vana ja iganenud mõte, et ujuvad kombed on külmad, et see ei ole ammu enam nii. Ja ma loodan, et selles osas tuleb muutus ka kaubanduses, seda enam, et meil riigis selline keeld eksisteerib. Aga jätkame nüüd püüki. Nii, jälle väikene plaadivahetus, paneme sellise punase sabaga 5 sentimeetrise jigging-räpi otsa. Ja Rapala põiklandide hinnad on tunduvalt tõusnud, nagu kõik teised hinnad siin Eestis. Aga mina siis leidsin hetkel mahfishing.comis on väga hea soodsa hinnaga. Et kes soovib siis osta, minge vaadake omale ka sealt. Hetkel turu parim hind. Nii, ja nüüd tuleb. Jälle hakkavad alt hooga 2 tükki tulevad. Võtab ära. Ja vajutas ära, tuleb ilus kala jälle. Oba, nüüd on suur. Mine kanni. Vot see on üle kilo vist või. Kurad elaja sa. Juhker. Kui ilus see mammi on, raisk, juhker. Vaadake. Väga kaunis. Nii, nüüd on vaja korraks mõõta. Jep. See on täpselt 40 sentimeetrit. Väga ilus paksuk ikka. Aga endiselt siin all on veel suuremaid.
väga lahe. Veega tagasi. Ops, tšau. Nii ja nüüd tulevad ülesse. Aga sellist hoogu neil praegu enam sees ei ole nagu hommikul. Aga vaatame, ma ei jäta neid siin rahule ka. Ega kiusan nii, kas see on nüüd aug või? Siukse hooga tuli peale. Ei vist nii kahve. Ja vajutas ära, tuleb jälle. Ilus päts on. Oba! Ja läks ära. Läks ära, jah. Hahaha. Et jäi ta sinna augu serva taha kinni, aga no ei ole hullu. Ma olen neid siit täna juba kätte saanud küll. Selline oli siis selle aasta esimene püügipäev. Et päeva võib igati edukaks lugeda, kui siis see kaaluprobleem välja arvata, et nüüd kui ma siit järve äärest kohe maa astun, siis see prügikasti lendab. Ja siia video lõppu veel rõhutaks, et ma siis ei propageeri kuidagi kedagi esimesele jääle jooksma, vaid pigem ma rõhutan seda, et kui seda on endiselt soov teha, ma tean, et paljud seda ikkagi teevad, siis kandke kindlasti turvavarustust, ujuvat kombet ja naaskleid. Ja kui teil on kuskil seal kaugel lõunamaa metsade vahel näiteks vanaisa, kellel on suur kalastuskirg ja tal ei ole turvavarustust, siis olge hea lapselaps ja oska talle päästevest või ujuvkombe ja kindlasti ka naaskleid. Kõik head ja näeme juba järgmises videos.